Lähme edasi. Järgmise esinejaga olen mina paar korda kokku puutunud, kui ta töötades Uusmaas personalijuhina kutsus mind oma inimestele mõned korrad esinema. Ja nüüd loen brošüürist, et sa ei töötagi enam Uusmaas ja sa oled teinud elus muutusi, mida sa ei kahetse. Väga hea oleks kuulda, mida sa siis oled ära teinud ja kuidas on võimalik siis suvetöö kaudu ettevõtjaks saada. Ülane Vilumets, ole lahke. Tervist! See on vist küll kõige suurem publik, mille ees ma kunagi seisnud olen. Ma enne mõtlesin selle peale, et meil on täna kõigil 15 minutit kuulsust. Mõtlesite selle peale? 15 minutes of fame. Saame siin 200-500 inimese ees seista täna. Aga minu nimi on siis Ülane. Ma olen 29 aastat vana ja mulle kuulub täna 3 ettevõtet. Ma annan tööd ligi 30 inimesele ja täna tulin ma rääkima teile sellest, kuidas moodi ühe suvetöö kogemuse kaudu Ameerikas tegelikult sain ma kõige rohkem teadmisi ja oskusi ja võib-olla ka tõuget selleks, et täna olla ettevõtja. Aga selleks, et hakata sellest kuskilt algusest pihta, peab võib-olla tagasi minema sinna, kus ma olin siis, kui ma olin teie vanune. Kes siit on abiturient? Mina olin abiturient 11 aastat tagasi. Tänu teile ma pidin mõtlema selle peale ja tundsin ennast jube vanana. Aga ma olen lõpetanud Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi. See juba algab halvasti, on ju? Tegelikult mitte. Meie kool on üsna hea kool ja ma lõpetasin selle kooli kuldmedaliga. Ma olin selline, nagu Robert ütles, see, kellel on kõik elus hästi läinud, et see staarlaps. Ma lõpetasin kuldmedaliga, aga mul ei olnud õrna aimugi, mida minna õppima. Kas kellelgi on sarnane tunne, et ta nagu ei tea, mida õppima minna edasi? Või te kõik teate? Ma soovin teile, kes te ei tea, õnne, sest et elu saab olema palju põnevam, kui te ei tea. Mina läksin siis Tartu Ülikooli sisse astuma niimoodi, et ma seisin seal nende paberite ees ja minu ajal oli niimoodi, et igasse erialasse võeti vastu teatud arv tasuta kohti. Ma olin teinud ühe jubeda saatusliku vea, ma unustasin endale rikkad vanemad valida, enne kui ma sündisin. Siis ma teadsin, et ainuke võimalus minu jaoks minna ülikooli on minna tasuta kohale õppima. Ja siis ma seisin seal paberite ees ja vaatasin, et ahah, juura, 15 võetakse vastu, mina oma tulemustega olen kuskil 13-14, mõtlesin, liiga riskantne. Majandus. Tundub, et siia saan sisse. Panin oma paberid majandusse. Täpselt niimoodi paningi. Teine valik oli muuseas IT. Kui poleks sisse saanud, siis ma oleksin võib-olla täna programmeerija. Aga siis ma töötasin peale esimest kursust pangas, siuke tüüpiline majandustudengi selline karjääri algus. Ees ootas suur siuke panganduskarjäär, aga siis juhtus midagi täiesti ootamatut ja ma läksin hoopiski oma sõpradega koos suveks Ameerikasse tööle. Ja võib-olla te olete kuulnud sellisest kurikuulsast programmist nagu Southwestern, et võib-olla te tunnete minu kuulsamaid endisi kolleege nagu Peep Vain näiteks, kes müüs samamoodi ukselt uksele Ameerikas raamatuid. Southwestern on selle poolest unikaalne ettevõte, et ta võtab igaks suveks tööle 2000 tudengit, enamus neist on ameeriklased, ja need tudengid müüvad siis nende tooteid ukselt uksele. Ja mina olin siis üks nendest hulludest, kes kuuldes sellist võimalust, et ahah, et mitte mingeid garantiisid, kui palju raha teenin, töötama peab 12 tundi päevas ja 6 päeva nädalas ja ise peab panema Ameerikasse minekuks alla umbes tänases rahas siis 2000 eurot. Jess, seda ma olen terve elu oodanud. Kas ma saan kohe 5 aastaks kirja panna? 5 aastaks ma kohe kirja ei pannud, aga tegelikult ma lõpetasingi peale 5. suve, selle suvetöö alles. Aga mida ma siis õppisin sellest, et ma 5 suve koputasin Ameerika pereemade ustele? Hiljem personalijuhina töötades alles ma sain aru, et tegelikult ma õppisin nii palju selliseid oskusi, mida otse koolist tulnud noored tööintervjuudel ei omanud. Esiteks õppisin sellise väärtusliku õppetunni, et alati tee seda, mis sulle kõige rohkem õpetab. Ma ei tea, kellelt ma seda õppisin, aga ma ei ole kunagi valinud neid kõige kergemaid variante. Mind oodati tegelikult panka tööle ka järgmine suvi tagasi, aga ma mõtlesin, et kui palju see saab nagu erineda või kui palju see saab mulle veel õpetada. Ja ma ei teinud seda otsust tagasi minna, vaid otsustasin, et võiks võtta hoopiski midagi, mis tundub palju keerulisem. Ja teine õppetund, kõike, mida sa teed, kui sa selle ühe korra oled ette võtnud,
siis tee seda maksimaalselt hästi. Niimoodi, et sa pärast tagasi vaadates ei pea kahetsema, et sa ei andnud endast parimat, et sa ei rokkinud niimoodi, nagu oleks võinud rokkida. Aga siis 5 omadust, mida võib saada raamatumüügist, võib saada hoopis mõnest teisest asjast. Selleks ei pea raamatuid müüma, et neid saada, neid oskusi, aga need oskused on midagi, mida väga tihti tavalise koolihariduse kaudu võib-olla ei saa. Ja esimene on suhtlemisoskus. Keskmine inimene räägib oma elu jooksul 10 000 inimesega. Mul oli see 2007 täis peale seda oma 5. suve. Kellega te tavaliselt räägite? Te räägite enda vanuste noorte inimestega, kellel on samasugune muusikamaitse, enam-vähem samasugune, ma ei tea, arusaam sellest, mis on lahe ja mis ei ole lahe. Te kasutate samasugust sõnavara. Mis te arvate, kas selle kaudu õpib väga hästi suhtlema erinevate inimestega? Keegi vastab mulle seal või? Ma ei näe sind. Mul paistab see valgus silma. Et suhtlemisoskus on üks asi, mida kindlasti õpib selle kaudu, et rääkida inimestega, keda tegelikult, kes on sinust täiesti erinevad. Teistsuguse taustaga, teistsuguse haridusega. Enesekindlus. Kui ma olin põhikoolis, siis mu jaoks oli üks kõige suuremaid hirme see, et õpetaja ootamatult küsib mu käest midagi tunnis. Kui kõik silmad pöördusid minu poole, siis mu automaatne reaktsioon on see, et ma lähen näost täiesti tumepunaseks. Ja põhikoolis oli see üks kõige õudsemaid asju, mida ma kartsin. Meie koolis ei olnud sellist harjumust väga palju nagu klassi ees seista ja esineda ja sellepärast see oli mu jaoks üsna selline jalgu värisema panev asi. Peale seda, kui sa oled 10 000 uksele koputanud, püüdes jätta endast muljet, nagu sa ei karda mitte kedagi, sa tead, mida sa teed, sa tead nendest hariduslikest raamatustest ja Ameerika haridussüsteemist kõike niimoodi, et sa võid kõigile nõu anda. Seista siin sadade tudengite ja abiturientide ees ei ole väga keeruline. 3. asi, enesedistsipliin. Enesedistsipliin on üks naljakas asi. Meile kõigile meeldib valida seda, mida me hetkel tahame, selle asemel, mida me päriselt tahame pikas perspektiivis. Raamatumüük ei ole kõige kergem asi ja ma soovitan teil kõigil võtta ette selliseid asju, mis ei ole kerged. Sest et kui sul on selline tunne, et sa ei taha mitte kellegagi enam rohkem rääkida, aga sa ikkagi võtad kätte ja lihtsalt lähed ja teed selle esimese maratoni sammu ja siis selle teise ja siis 3, siis ei ole väga palju asju, mida sa elus pärast teha ei suuda. 4. asi on juhtimisoskus. Üks suur osa South Westernist oli see, et me viisime endaga kaasa teisi tudengeid raamatuid müüma. Ja mina tegin seda veel eriti hardcore. Ma läksin värbama Leedusse. Leedukad on toredad. Aga me tegime presentatsioone ülikoolides, suhtlesime professoritega, kes õpetasid äriaineid ja saime sealt ühe väga kihvti tiimi. Aga see võime, et inimesed tulevad sulle järele, sest nad usuvad, et vau, et sellelt inimeselt ma võin õppida võib-olla midagi. Ja nad järgnevad sulle, see on väga väärtuslik oskus. Ja ettevõtlikkus. Minu arvates on üks väga huvitav mõtteviisi erinevus nendes inimestes, kes on mõeldud olema palgatöötajad ja nendes inimestes, kes võiksid olla ettevõtjad. Ja see on see, et nad võtavad igasuguse vastutuse oma halbade otsuste eest ja ei süüdista mitte kunagi kedagi teist. Minna raamatuid müüma, ilma teadmata, kas sa üldse midagi teenid, aga julgedes teha see otsus või julgedes teha see risk, see juba näitab, et inimene tõenäoliselt on rohkem ettevõtja kui palgatöötaja. Ja täna võib-olla te tunnete Rain Rannut, kes on ühe Eesti edukama IT-ettevõtte juht ja asutaja. Sealt on välja kasvanud väga palju ettevõtjaid, just sellepärast, et nad harjuvad mõtlema niimoodi, et mina vastutan oma tulemuste eest ja mitte keegi teine ei vastuta. Mis sai edasi? Ma tulin tagasi ja sain aru, et majanduse õppimine ei ole minu teema. Ma läksin EBS-i, huvitav, et siin on hästi palju inimesi EBS-ist täna vist. Ma sain aru, et Arrak enne rikkus teil tuju ära. Ta oskab seda, jah. Et läksin õppima EBS-i, sain sealt ärihariduse ja täna olen ma EBS-is ka magistrant. Lõpetan 2,5-aastase programmi 2 aastaga. Kõike, mida tee hästi. Siis läksin ma Uusmaasse tööle, töötasin seal kokku 4 aastat, alguses koolitusspetsialistina ja hiljem personalijuhina.
värvates siis ettevõttesse inimesi tööle, hoolitsedes ettevõtte maine eest tööturul, korraldades koolitusi, suheldes noortega, hästi paljudel noortekonverentsidel esinedes, et nad kõik tahaksid pärast Uusmaasse tööle tulla. Aga 2010 tegin ma oma elus sellise otsuse, et otsustasin, et enam tööle ei lähe. Peamiselt sellepärast, et mulle meeldib kanda lõhkiseid teksaseid. Tööl käies seda väga tihti ei vaadata hästi. Aga ettevõtjana ma võin kanda mida iganes ma tahan, roosat pintsakut, kui tahan. Ja mulle kuulub täna 3 ettevõtet. Ekskursioonifirma, vale järjekord, Like a Local Maps on siis 4 riigis välja antav linnakaartide bränd, mis aitab iseseisvatel ränduritel avastada neid kohti, kuhu võib-olla tavaturist ei satu. Tallinnas näiteks Patarei vangla, igasugused põnevad sellised urkad. Ja lahedad kohalike restoranid, mitte sellised Viru tänava ja Raekoja platsi kohad. Siis Traveler Tours on ekskursioonifirma, mis viib iga aasta tuuridele 20 000 turisti ja Eesti mõistes on see päris suur. Me anname tööd ligi 20 noorele inimesele, kes on ühed kõige intelligentsemad ja lahedamad esinejad terve Tallinna peale kokku, ma arvan. Ja ma ei tea, kas keegi teist üldse tahab saada ettevõtjaks, aga tavaliselt keegi ei sünni selle teadmisega, et ma tahan saada ettevõtjaks. Kui mina olin keskkoolis, siis tegelikult sõna ärimees oli natuke nagu negatiivse maiguga. Et ilmselt selline nõukogude aja tagajärg. Aga ma ei tea, kas te tahate saada ettevõtjaks, ma ei tea, kas te tahate saada teha samu valikuid, mis mina olen teinud. Aga kui te ei tea, mida te tahate, siis võtke ette need asjad, mida te saaksite endas arendada. Suhtlemisoskus, esinemisoskus, enesekindlus, juhtimisoskus, võib-olla hoopis midagi muud, võib-olla tahate osata paremini probleeme lahendada. Ükskõik, mis see on, tehke neid valikuid sellest lähtuvalt, mida te õppida tahate. Ja kui te ei tea, mida te teha tahate, siis lihtsalt õppige nii palju, et te lihtsalt olete nii awesome, et teid ei saa miski peatada. Aitäh! Aitäh, Ülane, selle inspireeriva ja valgustava jutu eest!